Jutluse tekstiks täna kirikukalendri teksti, see on Johannese evangeeliumi 6. peatüki algus, 15 salmi, siin on kommentaar: Jeesus toidab 5000 meest. Pärast seda läks Jeesus teisele poole Galilea ehk Tiberiase järve ja temaga läks kaasa suur rahvahulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mida ta haigetele tegi. Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos oma jüngritega. Ent Paasa juutide püha oli ligi. Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele: kust me ostame leiba, et need saaksid süüa? Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha. Filippus vastas talle: isegi 200 teenari eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks. Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle: siin on üks poiss, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest. Kuid mis sellest saab nii paljudele? Jeesus ütles: pange inimesed istuma. Seal paigas oli palju rohtu, siis istusid nad maha. Seal oli arvult umbes 5000 meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid. Samuti ka kalakestest, nii palju kui nad tahtsid. Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele: koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku. Siis kogusid nad 5 odraleivast kokku 12 korvitäit palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud. Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad: tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma. Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha, ja ta tõmbus mägedesse üksindusse. Aamen. Istuge palun. Lugesime, et Jeesus läks teisele poole Galilea järve. Temaga liitus suur rahvahulk, see oli see olukord. Miks rahvahulk liitus? Rahvahulk oli näinud palju tunnustähti, mida Jeesus tegi, sellega tõestub Jeesuse jumalikkus. Jeesus tegi neid imetegusid, ta ravis ka palju haigeid, nagu lugesime. Ja nüüd oli olukord, Jeesus läks mäele, istus sinna koos oma jüngritega, ent Paasa juutide püha oli ligi. Niisiis olukord järgmine. Nagu ütlesin, paljud järgnesid Jeesusele, lootes näha tunnustähti. Ja need olid motiveeritud inimesed iseenesest. Ka tänapäeval hinnatakse ju motivatsiooni. Hinnatakse motiveeritud inimesi, kuid kui motivatsioon põhineb üksnes mingit ainult tulemuste ootamisel, antud juhul imede ootusel, siis see on väär. Need, kes otsivad väliseid tunnustähti ilma sisemise vaimuliku muutumiseta, nende kohta öeldakse ka nii öelda, et need on religiooni kristlased, kelle süda on tegelikult Jumalast eemal. Me ei ole koos siin selleks, et tunnustähti otsida. Me igaüks otsime lahendusi Jumalalt küll, aga et see oleks läbi meie sisemise muutuse, et me ise muutuksime ja meie side Jumalaga tugevamaks saaks. Me otsime issandat ennast, aga need, kes otsivad väliseid tunnustähti, see olukord on teistsugune. Seal on süda Jumalast eemal. See on ka siis, kui järgitakse pelgalt väliseid tavasid. Me räägime kirikus ikkagi isiklikust suhtest Jumalaga. Kõik muu kord tuleb sinna juurde, see on omal kohal, aga see peab olema sisemiselt mõtestatud. Kui usk jääb lihtsalt pinnapealseks reeglite järgimiseks, tunnustähtede otsimiseks, selliseks väliseks struktuuriks, siis ta ei kanna vilja. Siin ei ole
igavest vilja, mida Jumal meilt tegelikult ootab. Selliselt tunnustäht on justkui kark kahtlejale, aga tõeline kristlane järgib Kristuse armastust, õpib Jumalat vastu armastama, igatseb Jumalat. Veel kord, mitte imede kaudu kinnitatud veendumusest, vaid see veendumus on mujalt. See on sisemine äratundmine, kes Jumal on, mille pärast me siin maailmas oleme, mis meid ootab, kui me läheme elu ja surma piiri, missuguseid lahendusi Jumal pakub Jeesuse Kristuse läbi, et see kõik meis oleks elav usk. Aga me soovime kohtuda siis isiklikult Jeesusega. No see võib toimuda ka liturgia kaudu, aga mitte ainult, kõige olulisem siin on palve, osadus Jumalaga sõna kaudu. Et Kristus kõnetab meid pühakirjas. Meie saame vastata talle palves, see äratab tõelise usu. Inimesed tihti pöörduvad muidugi Jumala poole, et leida lahendusi elu raskustele, probleemide tõttu. Me loodame leida lahendusi, see on täiesti mõistetav. Aga on nii palju inimesi, kes ju saavad selle, mis nad soovivad. Tulevadki mingid lahendused, mingid olukorrad lahenevad. Ja siis on inimesed läinud kirikust, et nagu Jumalat ei olegi rohkem vaja. Vahel on see nii, et tullakse leeri, näiteks selleks, et oleks ilus laulatus, kiriklik. Aga nii kui laulatus on läbi, inimesed on läinud. Järelikult tuldi kirikusse ikkagi valel põhjusel. Seal ei olnud seda tõelist sügavat põhjust otsida Jumalat, vaid me ikkagi tihti inimestena arvestame esmalt nende väliste märkidega, kuidas väliselt paistab. See ei ole aga usu sügav sisu. See on juba selline väline pool. Ja on ka neid inimesi, kes ei saa soovitud, et nad võivad isegi pettuda ja siis Jumalale selja pöörata. Nii et selline suhe Jumalaga ei ole rajatud kindlale alusele. Mis eristab aga Jeesuse jüngreid sellisest suhtumisest, inimestest, kellel on selline suhtumine? Jüngrid soovisid olla Jeesuse lähedal. Kui sa täna oled tulnud siia, üks aspekt, mis südant võib puudutada ja ongi puudutanud see, me soovime tulla Jumala lähedale. Me ei tea lõpuni Jumalat, me ei tunne teda kogu tema täiuses, meil on oma inimlik piiratus, aga me soovime tulla tema lähedale. Et temalt õppida, et usus kasvada, et oma olukorda ära tunda, patud andeks saada, igavest elu pärida ja et paljud meie ümber saaksid päästetud. Jüngrid igatsesid Jeesusega koos olla. Jeesus istus mäel, lugesime, koos oma jüngritega. Tänases jutluses on välja toodud mägi. Piiblis sümboliseerib mägi vaimset tõusu, Jumalaga kohtumist. Mäel ei tõuse see, kes otsib ainult isiklikku kasu, vaid see, kes igatseb Jumalat tema enese pärast. Me teame, et Siinai mäel ilmutas Jumal Moosesele oma seaduse ja mitmed teisedki paigad, mäed Piiblis olid olulised ilmutuspaigad. Mägi. Mida veel mägi tähendab? Mägi võib sümboliseerida ka ületamatud raskusi. No siin on näiteks päris patt, see, et inimest algusest peale lahutab Jumalast. Patt. Pärast patu langemist see on nii olnud ja ainult Issand suudab tuua siia lahenduse. No mis võrdpildiks veel võib mägi olla? Mägi võib olla võrdpildiks Jumala vastastele jõududele. Aga Jeesus õpetas mida? Jeesus õpetas, et isegi väike sinepiivaga võrreldav usk võib nii öelda mägesid paigast liigutada. Ja veel. Jeesus tõusis sageli mäele palvetama. Mäel toimusid nähtamatus maailmas toimuvad võitlused, mida siin maailmas väliselt kohe ei näe. No, samamoodi kõrbes seisis Jeesus vastu kuradi kiusatustele ja jäi võidukaks.
mida meile see ütleb, et alati on hea olla koos Jeesusega, me teame, et tema on tugevam kui saatan. Ja nüüd jüngrid istusid Jeesuse jalge ees, et kuulata Jeesust, õppida Jeesuselt. Jüngrid olid selleks. Rahvahulk, tuletage veel meelde, otsis tunnustähti. Oli kokku tulnud suuresti tunnustähtede pärast. Ja kui nüüd Jeesus nägi rahvahulka enda juurde tulemas, mida ta küsis Filippuselt? Ta küsis, kust me ostame leiba, et need saaksid süüa. Nüüd Jeesus teadis, mida ta kavatseb teha. Aga ta pani Filippuse proovile. Filippus vastas, et isegi 200 teeneri eest ostetud leibadest ei jätkuks kõigile. Ja siis ütles Andreas, seal on üks poiss, kellel on 5 odraleiba, 2 kalakest. Ja me saame aru, et väliselt muidugi tundub liiga vähe. Kus on nii palju inimesi, suur tuhanded inimesed ja siis on need 5 leiba, 2 kalakest, ega sellega ju ei toida ära nii suurt hulka. Veel pealegi, kui tuhandetest räägitakse, piiblis mõeldakse, et seal olid mehed, aga veel naised ja lapsed ka peale. Nendes oli tohutu rahvahulk tegelikult, kes seal koos olid. Ja neid ei toida ju ära 5 leiva ja 2 kalaga. Nüüd mõningad kommentaarid sellele kirja kohale. Vaatame, mida varasematel aegadel on kirjutatud. Näiteks Aleksandria püha Kirill kommenteerib seda kirja kohta nii, et 5 odraleiba sümboliseerivad Moosese 5 raamatut ehk seadust. Oder, üks odraleib. Oder viitab robustsemale toidule, just nagu Vana Testament kirjeldab, teame elu reegleid, seal on käsud. 2 kala viitavad aga õpetusele, millest jüngrid osa said, mis hiljem sai osaks Uuest Testamendist. Seega kokkuvõtteks, et Jeesus, kuni toidab inimesi leibade ja kaladega, Jeesus toidab inimesi siin tegelikult nii seaduse kui ka armu kaudu. Et need on mõlemad omal kohal. Mida veel siin tähele panna? Paasapühade ajal oli odra lõikuse aeg. Nisu sai küpseks hiljem, 4 pühaks. Ja meie jaoks on oluline, praegu on kannatuste aeg, violetne värv on selleks meeleparanduse värv kirikutes, on paastuaeg praegu ja oder sümboliseerib siin Kristuse kannatusi, mis viisid lunastusele, et lunastus on vabaks ostetud. Jeesus tuli, et meid vabaks osta patu, surma ja kuradi käest. Nii et kannatused, Jeesuse kannatused viisid lunastusele. Ja nüüd nisu, mis tuli hiljem, kui sai valmis 4 pühaks, jah, tuletame meelde. Nisu sümboliseerib püha vaimu tööd. Ja püha vaim on see, mis annab kirikule elu, mis meid ühendab, mis tekitab tõelise osaduse kogudusesse, püha vaim. Jumal ise püha vaimu kaudu. Püha vaim annab kirikule elu. Ja ka püha Augustinus viitab, et odraleibade südamikune jõudmine nõuab pühendumist, just nagu Vana Testamendi varjatud sõnumid viitavad Kristusele. Täna oli meil Leerikoolis näiteks juttu ju ka sellest, me loeme jõulude ajal kirjakohti, mis Vanast Testamendist, mis viitavad Jeesusele, tuletame meelde, Jeesaja raamat 700 aastat enne Kristust juba oli kirjutatud Kristusest. Vana Testament viitab Kristusele. Emmause teel avas Jeesus oma jüngritele pühakirja tõelise tähenduse. Me teame näidates, kuidas kõik prohvetlikud kirjutised räägivad temast. Siin on piibel tervik. Ja me teame, et algkristlased ei omanud Uut Testamenti, aga nad uurisid hoolikalt Vana Testamenti, et mõista Kristust. Veel kord, usu keskmes on Kristus, Kristuse pääste. Lihtsalt üks näide. Vanades aegades ka näiteks Rooma katakombide maalingud kujutavad lugusid Vanast Testamendist, sest need olid osa varase kiriku pärandist. See kõik on ju jäänud selliselt alles.
Veel mõningad tähelepanekud tänasest kirjakohast, mida kirjutab Püha Augustinus, et see poiss, kellel olid need 5 leiba ja 2 kala, siin on Iisraeli rahva sümbol. Poiss sümboliseerib Iisraeli rahvast. Kuidas seda mõista veel? Siin võib vaadata edasi, 2 kala võisid viidata siis preestritele ja kuningatele, kes olid võitud Jumala teenimiseks. Preestrid, kuningad olid ju osa Iisraeli rahvast. Ja nüüd Jeesuses on need mõlemad olemas. Jeesus kui ülempreester, Jeesus kui tõeline kuningas. Jeesus ühendab endas preestri kui kuninga rolli, samal ajal olles Taaveti soost, kuid ka seotud leviitidega ja ta on ülempreester, kuningas, aga ka prohvet. Ja nagu me teame, see kala, 2 kalakest, kala sümbol ise kreeka keeles tuleb kokku see sõna kala, aga nendest tähtedest tuleb see tõlge Jeesus Kristus, Jumala poeg, päästja. Ja sellest tuleb see, kui kalakese märk on, kui vaatad, auto sõidab, seal taga on see kalake, see on kristlaste märk ja seda kasutati ju siis, kui kristlasi taga kiusati, see oli salajane märk. Aga see tuleb tähtedest kokku. Jeesus Kristus, Jumala poeg, päästja ja siis selle sõna kala. Nüüd edasi, Andreas küsis, mis sellest saab nüüd nii paljudele? 5 leiba ja 2 kalakest. Täpselt sama küsimus on tegelikult inimestel ka tänapäeval. Meenutame, et Jumala sõna on Kristus, Kristus on elu leib. Ja palju küsivad, mis sellest Jumala sõnast saab nii paljudele tänapäeval? Või siis veel täpsemalt võime küsida, kuidas piibel, üks ainus raamat, muidugi seal on palju raamatuid koos, aga see kogumik, mis sellest saab siis inimestele? Kas see on piisav inimestele? Ja ometi just piibel näitab meile kogu elu mõtet algusest lõpuni. Inimesed elavad lühikest aega, ei suuda meist keegi mõista elu tõelist sügavat tähendust otsast lõpuni. Aga piibel on ilmutus. Jumal näitab meile, mis on elu mõte, miks me siin oleme ja mis on elus kõige olulisem. Piibel näitab meile ka Jumala plaani algusest lõpuni. Nii et see on ainus raamat, mis ilmutab terviklikku tõe Jumala riigi ülesehitusest, tema plaanist inimkonnale. Mida nüüd Jeesus ütles seal tänases kirjakohas? Jeesus ütles, pange inimesed istuma, lugesime. Ja seal paigas oli palju rohtu. Mis kirjakoht meil võib meenuda sellise rohuga, kuhu inimesed istuma pandi? Võib-olla teile meenub üks teine kirjakoht. Minule meenub Psalm 23. Haljale aasale paned sa mind lebama. See kinnitab, et Jumal hoolitseb nende eest. Hingamisveele saadab ta mind. Jumal asetab meid sellise kindlasse paika, Jumal hoolitseb meie eest. Nende eest, kes teda järgivad. Ja pangem tähele, et Jumal hoolitseb nende eest, olgu inimeste motiivid õiged või valed. Isegi inimesed otsisid tunnustähti seal, suur hulk. Jumal pani nad haljale aasale istuma, et toita neid. Jeesus võttis leivad, tänas Jumalat, jagas need rahvale. Samuti ka kaladest nii palju, kui nad soovisid. Selle tegevuse kaudu kinnitas ta jüngritele Moosese seaduse tähendust, evangeeliumi sügavust. Jeesus jagas leivad jüngritele, jüngrid jagasid laiali. Meie jaoks on see meeldetuletus. Jeesuse teod andsid aluse kiriku õpetusele, mida põlvkondade jooksul on läbi aegade nüüd edasi antud. See on see tähendus, et
et seda leiba antakse edasi, et inimesed saaksid söönuks. Kirikus me räägime vaimulikust roast. Et me ei vaja ainult füüsilist toitu, vaid meie hing vajab vaimulikku toitu. Ja see tähendab ka seda, et kirikus on oluline teatud järjepidevus. Kristuse kesksus peab püsima, et inimesed ei eksiks kõrvale. Jumala ilmutus tuleb meile piibli kaudu, aga kristlane ei ole üksinda. Me tuleme kogudusena kokku, tuleme teenistusele. Saame osa Jumala sõnast, saan osa sellest, kuidas selgitatakse ka Jumala sõna. Ja kogudus on oluline, sest kirik on oluline, sest seal säilitatakse ja edastatakse läbi erinevate aegade Jumala tõde, Jumala sõna. Aarne Hiob on rõhutanud, et kui inimene jääb üksinda ainult piibliga, võib ta eksida, ta ei ole seotud koguduse ja traditsiooniga, mida on läbi aegade edasi antud. Ja püha vaim juhib kogudust. Avab Jumala tõdesid, aga Jumala tõdesid tuleb alati kontrollida pühakirja valguses. Nii et kui paljud maailmas väänavad Jumala sõna enda kasuks, enamasti on pühakirja väänamine seotud sellega, et inimese soovid tulevad esiplaanile. Inimene on maailma keskmes, selline humanistlik lähenemine ja me ei otsi Jumala tahet. Inimese soovid on oluline osa elus, sest et me kõik igatseme õnne, rahu, rõõmu, aga me tihti ei otsi seda õigest kohast. Me tahame kiiret tulemust saada. Me kutsutakse aga panema need soovid kõrvuti Jumala sõnaga ja lõpuks Jumal tahab meile head lõpptulemust. Paremat kui see, mida meie tegelikult ise endale tahame. Ja sellepärast on oluline alistuda piibli õpetusele, püha vaimu juhatusele, et me püsiksime õiges usus. Nii et Jeesus, kes toitis 5000 meest, näitab meile, et Jumala sõna, tema arm on olulised ja ka piisavad. Ma tahan veel öelda, piisavad kõigile, kes teda usus vastu võtavad. Olgu see sulle julgustuseks, et sinugi jaoks Jumala sõna on see piisav, millest tegelikult algab see tõeline õnn, tõeline rahu, tõeline rõõm. Et sellest võime nii võtta ka sellest seemnest, sellest leivast, millest me saame toidetada, ka sellest seemnest kasvab tõeline vili, igavene vili, mida enam ei lõhu selle maailma himud, kiusatused, kui me püsime selles. Et sa ei pea otsima nagu merevett jooma kogu aeg ja uuesti januseks saama, vaid midagi on püsivat, millest algab tõeline rõõm ja see ei sõltu enam sellest, et sa saad kõikidele oma tahtmistele vastused. Siin on see, miks kristlane suudab rahu säilitada erinevatel aegadel, kui meil ei ole kõike, mida me tahame. Et me oleme Jumalalt tegelikult kõik saanud ja me teame, mida me oleme palju rohkem saanud, kui ainult see maine ja ainult see, mis meid ümbritseb. Tänu selle eest, et Jeesus toidab meid eluleivaga. Jeesus ise on eluleib. Jeesus andis ennast. Jeesus ei löödud lihtsalt risti, vaid ta andis ennast meie eest ristile, et meil oleks elu ja pealegi igavene elu. Aamen.